Me soovime, et meie noortest kasvaksid tublid inimesed, kes pole mitte koorem ühiskonnale, vaid on nagu kingitus maailmale. Ja anname endast vanemana parima ja kui enam ei suuda, loodame küll lasteaed suudab või küll põhikool suudab või kui põhikool ka ei suuda, siis küll gümnaasium suudab niimoodi õigele rajale suunata. Kusjuures me sätime päris kanged nõudmised gümnaasiumile. Riiklikus õppekavas on isegi toodud sellised üldpädevused, mida kõigi eelduste järgi peaks kogu õppeaastate jooksul siis see noor inimene omandama. Näiteks on tal selline teab, kes ta on ja tunneb ennast ja oskab iseseisvalt õppida, on vinge suhtleja, on väga ettevõtlik ja digipädev. Päris kanged nõudmised, eks ole, mida kõike peaks katma, kas siis matemaatikaõpetaja, füüsikaõpetaja või kuidas see kõik korraldatud on. Nüüd, mis variandid on? Üks variant on see, et teeme mingeid karjääripäevi, selliseid ettevõtluspäevi, et teeme eraldi sündmusi, kus me siis õpetame neid tähtsaid pädevusi noortele, mis on iseenesest tore algatus, aga kas tõesti just sellel kuupäeval, selles aastas on iga noor valmis, et nüüd ma tahan mõelda enda tulevikule? Või pigem see tekib nendel hetkedel, kus su mõte läheb rändama, kus sa saad inspiratsiooni kellegi teise ettevõtmisest ja mõtled, võiks ka midagi vahvat teha. Okei, teine variant, aga YouTube on olemas, et saadame nad sinna sotsiaalmeediasse, et seal on palju igasugu vahvaid videoid ja õpetusi, eks ole. Nüüd on küll, aga see on nagu džungel. Kujuta metafoorina ette, et sa lähed selle noore inimesega sinna džungli äärele, annad talle machete kätte ja ütled, et ma loodan, et sa kohtad seal häid inimesi. Mine nüüd ja avasta. Ehk siis väga keeruline on kõige selle inforägastiku seest leida üles usaldusväärseid, väärtuslikke ja häid allikaid, mitte või tingimata mõne suunamudija video, kus ta püüab lihtsalt mingit nodi müüa või mis baseerub puhtalt tema ainsal kogemusel ja mille õpetus ei oma pedagoogilist lähenemist. Aga mis variandid veel on? Aga lennutame natuke mõtte suuremalt, vaatame tulevikku. Üks variant, äkki me saaks inimteaduse digiteerida ja äkki me saaksime nagu luua digitaalsed sellised mentorid, juhendajad, et meil oleks võimalik tehisintellektiga suhelda ja sealt kõike teada saada. See oleks küll lahe mõte, et suudame näiteks, mõtle kui Einsteini teadus oleks olnud digiteeritud ja täna oleks võimalik mõnel noorel suhelda, esitada talle küsimusi, see oleks päris vahva variant. Aga me ei ole päris seal veel ja seni, kuni kuskil Šveitsi eksperimentaallaboritites midagi sarnast ehk leiutatakse, katsetatakse, seni oleks tarvis praegu midagi juba kohe ära teha. Nüüd nii-öelda 0.1 versioon tehisintellekti digiteeritud inimteadusest on olnud e-kursused, kus me suudame paketeerida enda mõtted, ideed, kõige suuremad õppetunnid kompaktsesse videoõpetusse. Nüüd e-kursusega on noortel mõned murekohad. Kõik e-kursused pole loodud võrdsena. Mitmed e-kursused võivad tekitada noores küsimusi, et kas need e-kursused on need kehva heli ja väikeses kastikeses piiratud õpetaja peakesega. Ei, need ei ole e-kursused, need on lihtsalt Zoom-kõne salvestused, mis ei kvalifitseeru nagu päris kvaliteetse e-kursuse alla. Ehk siis me saame luua midagi, mis on võib-olla isegi parem kui klassiruumis, mille vaatamiskogemus on isegi parem kui klassiruumi tagapingis, mis on korraliku heliga, mis on elava esinejaga ja läbimõeldud visuaalidega. Võib-olla noortel on siiski küsimus, et aga paljud e-kursused on ikkagi tuimad ja venivad. Ja ma ütleks, et e-kursused ei ole tuimad ja venivad, vaid mõned õpetajad, kes neid e-kursusid sellisel moel on salvestanud, on teinud seda tuimal ja venival moel. Saab teha asju, mis on hoogsad ja kasulikud, ehk siis need hoiavad sinu aega kokku, et sa ei peaks kulutama aega kuskil ise õppides, uurides, vaid sa saab parimad teadmised kompaktse ajaga ja õpetatavad asjad on koheselt ka praktikas rakendatavad. Aga üks asi veel. Tsiteerime noori. Põhimõtteliselt nagu Insta ja TikTok, selle vaatamisest on silmad täiega väsinud juba. Ei jaksa enam vaadata mingit videosisu. Okei, aga teeme helisalvestused. Ühtlasi videokursustest ka helisalvestused, mida on võimalik kuulata kas siis bussisõidu ajal, jalutuskäigu ajal, ka möödunud nädala ühel online koolitusel. Üks osaleja ühel hetkel, kui tund aega oli koolitus käinud ja vestlesime kommentaariumis, ütles, et ma olen praegu siin koolituse algusest juba 6 kilomeetrit kõndinud ja kaasa mõelnud. Et on täiesti uus moodus, kuidas seda infot omandada, läbida ja samal ajal ka liikuda ja olla arvutiekraani tagant väljas. Aga mis me siis nendes e-kursustes õpetama peaksime? Mida noored vajavad selleks, et nad võiksid elus õnnestuda?
no mida siis küsitakse? No esimene asi, midagi, mis aitaks neil õpimotivatsiooni endas leida ja hoida, et nad suudaks sellises kodustes tingimustes, võib-olla kui me oleme siin kaugõppe peal, iseseisvalt toime tulla. Okei, enesemotivatsioon eriolukorras. Tehtud. Mis veel? No võiks olla midagi sellist, et nad miski, mis aitaks leida neil selle oma suuna, selle oma kutsumuse. Okei, tunne ennast. Tehtud. Ahaa, siis võiks olla midagi, mis muudab nad hästi ettevõtlikuks või noh, et nad suudaks teha oma õpilasfirmat või äkki kui nad keskkooli ära lõpetavad, et nad suudaks endale ise justkui nagu ettevõtjana lisasissetulekut tekitada. Lahe, võta ette, tehtud. Kas veel midagi? Okei, no nad võiksid olla ka suurepärased kõnelejad ja võiksid julgeda enda ideedest rääkida. Okei, efektne esitlus, teeme. Kas veel midagi? Maailm on väga muutlik ja ilmselt need asjad, mida me täna õpime, need on juba 10 aasta pärast aegunud, me peame hakkama mingeid täiesti uusi ameteid asju õppima. Kas oleks midagi sellist, millega võiks võtta ükstapuha, mis uude valdkonda siseneda ja kiiresti õppida, kuidas saada seal silmapaistvalt heaks? Lahe teema. Tulevikukindel. Tulemas. Kas veel midagi? No ideaalis võiksid muidugi tegelikult mingi osa õpetajate koormusest võtta õpilased endale. Nad võiksid nagu juhendada teineteist, olla mentorid teineteisele ja niimoodi teha sellist üks-ühele vahetut õppimist. Vahva variant. Mentorluse variant. Teeme ära. Need on mõned kursused, millest 3 esimest on tehtud sellel hetkel, salvestamise hetkel praegu ja 3 järgmist on tulemas. Ma olen neid esimesi kursusi mõnedele koolidele näidanud ja tagasiside on väga positiivne olnud. Ehk siis koolid on juba litsentseerinud endale ja kui sa tahad teada, kas sinu koolis on ka need kursused juba õpilastele kättesaadavad, siis mine piilu inspiratsioon.ee/kursused. Mina olen ise koolitajana tegutsenud 15 aastat ja ei jõua lihtsalt füüsiliselt kõikjale, rääkimata kõigisse koolidesse üle Eesti. See on nagu füüsiliselt lihtsalt keeruline ülesanne. See on minu panus praegu, et digiteerida enda inimteadvus ja jõuda kõigi nende noorteni, kes seda päriselt vajavad. Ja seda kõike selleks, et aidata neil elus õnnestuda. Inspiratsioon.ee/kursused, kiika järele ja aita sellele kaasa, et sinu noored võiksid enda elus paremini õnnestuda.